pidu. Ja alustame tänase tiimi tooteõhtuga, mis on selles mõttes nagu üllatuste rohke, sest et täna lõpuks saab see kauaoodatud kõrbenud pann. Saame sest pannist lakku ometigi. Okei, ei ole kõrbenud. Täiesti. Läigib. Isegi vesilukk töötab. Ei, sellel ei tööta. Sellel vesilukk ei hakkagi tööle. Aga näitame, kuidas tegelikult nendel kõikidel, kes saatsid siis oma tööd, kuidas siis nendel hakkas vesilukk tööle. Ma olen pannud siis kokku väikse video. Nii, vaatame kohe, kuidas meil, kas meil läheb see käima. Nii. Ja siit paneme nii. Kõik tulevad oma käed ära. Käed või kaaned. Hästi kuulata. Tiista juba tahab meile midagi öelda. Nii hakkas tantsuga kaasa meile. Gaas on igal juhul kinni siit pealt, lahti ta ei tule. Nii et nüüd peaks siis vist ootama mõne aja. Nii, aga selline siis... See väga meeleolukas video. Ja, et osalejad tundsid ära, aga päris aru veel ei saanud, et kes oli. Aga ütleme nii, et nii nagu alati öeldakse, et tipus käib tihe rebimine, siis ka selle võistluse tipus käis tihe rebimine ja nagu me eelnevalt ka ütlesime, siis, et iseenda hääle sa võid panna, aga meie võtame selle iseenda hääle välja. Et see, kes iseendale loomulikult tähendab, selle mõttes oligi tark panna iseendale häält, sellepärast siis ei saa ju teised aru, et ega sa loll ei ole, et sa iseendale hääle paned, on ju. Et siis ei saa teised aru, et see on sinu töö. Aga me tegime siis läbi selle Vardiga tegime siis kindlaks, et 3 esimest siis numbrit, mis siis pretendeerisid siis Eesti kohale. Kellel oli siis oli Annela, Siiri ja Urvo. Teeme neile aplausi. Ja kõige rohkem hääli kogus tegelikult Urvo. Nii et palju õnne, Urvo. See pottpann on sinu. Nii et kui sa tuled Tartusse või tuleme meie jälle Regina sünnipäevale, enam teist korda me ei tule, aga kui tuleb Toomas Anni Võrru, siis me tuleme raudselt. Et siis see võib tulla 5 aasta pärast, et 5 aasta pärast sa saad siis oma panni kätte. Aga nüüd vaatame korraks ka nüüd siis neid võistlejate töösid, kus on ka siis nimed peal. Et igal juhul hästi tore oli vaadata neid ja nii äge. Jah, nii. Ja alustaks siis Annela, võib-olla sa natuke räägid ka, et ma tõmban natuke tagasi, et mida sa siin külalistele pakkusid? Nii lühidalt on tegemist isadepäevaga ja Ilmari kõige lemmikum toode nendest kõikidest lemmikutest on lasagne. Ja seda me tegime Ilmariga koos. Nii et tavalise selle sama panni peal, suure panni peal alustasime siis kõigepealt kastmete valmistamist, selle tegime vokis.
hakklihakastme ja siis sellise mõnusa bechamel kastme ja siis kõige lõpuks ladusime kihiti külma panni. Kõik kihiti, siis need lasagneplaadid, meil olid natuke nagu makaroni moodi ka neid ja siis juust kõige peale ja väga maitsev. Nii et kõik söödi ära ja kõik poisid olid väga rahul. Ja ruttu saab valmis. No suurepärane. Ja vaatame siis edasi, mis meil siis järgmine. Nii, järgmine on meil Kaisa. Kaisa, mida sina siis oma külalistele pakkusid? Väga huvitavat rooga ja palju õnne Urvole muidugi peaauhinna eest. Et mina sain juba tagasisidet siin lähedastelt, et mul on toidupilt täiesti valesti tehtud, toidupilte tehakse teistmoodi. Aga see selleks, see ei muuda ju toitu. See on, näete, et ma ilmselt saatsin selle magustoidu oma ka, aga need on erinevad road. Ma lihtsalt tahtsin näidata, et see kaneeliga õunaviilud ma tegin täpselt seal samas vokis, kus on siis riis, juurvili ja hakkliha ja ma katsetasin esimest korda sellist asja, kuna see hakkliha tükid olid nii väiksed, et ma pidin panema, et nad restile jääksid pärast soojenema, ma pidin sinna küpsetuspaberi alla panema, et see oli selline väike nipp, mis ma õppisin. Nii et aga kokkuvõttes tuli päris maitsev, aga jah, fotograafiaga pean veel natuke õppima. Jah, nagu olete pannud tähele, siis kui on need kokaraamatud, et siis seal on tõesti mõned toidud on tehtud ju pildistatud nii üles, et kohe öeldakse, et vesi tekib suhu. Toidu pildistamine on ka omaette oskus ja kunst, et seda peaks tegelikult, ütleme, kui tahad häid toidupilte teha, siis peab ilmselt õppima natuke. Ja Kaisa kiituseks tõesti, et Kaisa, tähendab seda meil ei olnud küll kuskil kirjas, aga Kaisa tõesti näitas ära täielikult, kuidas saab siis vokiga teha nii magustoitu kui ka siis põhitoitu, aga jah, et kuna meil oli just see, et me ei saanud panna mitut fotot ühelt osalejalt, siis selle tõttu me olime sunnitud panema selle pearoa ja me eeldasime, et pearoog on ikkagi see, mitte see magustoit. Ja, aga õnneks magustoidu pilt tuli enam-vähem, natuke õigema nurga alt. Ma olen vähemalt uhke selle. Aga läheme edasi. Nii, Grete, ma ei tea, kas meil Grete on siin täna. Ei ole vist. Lukas. Ei ole. Marju. Ja, sina saad ka nüüd rääkida. Sul oli ka väga huvitav menüü tegelikult. Ma ei tea, kas see nüüd nii huvitav on, aga et kuna praegu on see niisugune hull kiire aeg, et siis mõtlesin, et natuke helppoint peal, ma pean ikka vaatama seda hästi hoolega, suu topin. Ja siis mõtlesin, et hästi lihtne, et see muna selles auru sees teha, selle potiga, kuidas see on aurupott järsku või? Kuidas selle asja nimi on? Et sellest tegin selle muna ja panin need salatid ja selle kõrvale ja siis niisugune kiire toit. Päikseline näeb välja. Just. Ja seda pilti me ka ei pannud, aga tõesti, Marju tegi siis Aikukki meetodiga muna, ehk pani siis saltvetti sinna ja vett ei pannud, nii et ilma veeta keedetud munad on need. Tegelikult huvitav, et minu mõelest, et ma olen tavastanud, et see ilma veeta tehtud munad on nagu vist paremad kui need veeses keedetud munad. Kuigi ma ei tea, see oli ju koor ümber, et mis see nagu võiks muuta, aga... Koor on ju poorne, et tegelikult läheb sinna koore vahele ikkagi vett, et ongi vesisema maitsega ja see ilma veeta on tummisema munam maitse. Nii, aga läheme edasi. Nii, Martina. Mida sina oma külalistele pakkusid? Midagi väga lihtsalt, sest too päev, kui ma selle toidu tegin ja see taldrik on ka tegelikult mu sugulase oma, sest mul käisid sugulased külas ja mul oli nagu üüberruttu vaja midagi valmis teha, sest et ma ei olnud arvestanud sellega, et nad tulevad.
ja kõige lihtsamini ja koduselt, kuna need inimesed on maalt ja hobusega, siis oligi nagu lihakaste, kartul ja tomats. Ja kindlasti söödi ju kõik ära, on ju, ja küsiti veel juurde, aga seda juurde anda sul ei See olnud. sai otsa nii kiiresti, et rohkem ei olnud juurde anda. Ma arvan, et kõige suurem märksõna on see überruttu sellega, eks ole ju? Jaa, kindlasti. Nii, aga läheme edasi. Siiri, sinul oli väga huvitav video just selles mõttes, et sul on koorikloomadega oma eriline suhe. Ja ainult meie nägime seda tegelikult, kõike seda valmistust, et see oli hästi põnev. Aga et jälle on see, et kuna võistlejate poolt oli vaja panna üks pilt, siis seda pilti on vaadatud muuseas kõige rohkem. Väga sinulikult serveeritud. Nii et selles mõttes kui oleks piltide vaatamise järgi auhind tulnud, siis oleks Siiri võitnud. Aga Siiri, mis sul siis seal on? Mis need rohelised või need oranžid ollused, need on? Need olid alguses koledat halli värvi ja läksid ilusaks oranžiks. Ja huvitav oli nende asjade juures veel see, et ma kunagi ei ole teinud, ma vist ise ei ole isegi grillil teinud, aga võrdluseks nagu vokiga tehes ja kui teinekord keedad, siis keetmise juures mina panen vähemalt lisasoola veel, siis siin mingit lisasoola ei läinud ja ütleme, et minu jaoks said nad natukene jäid soolaseks. Et siis ma mõtlesingi, et huvitav, kui palju seal seda soola siis sees on, et ta tundus mulle soolane. Selles suhtes, et kuna seal oli mul seda tšilli, seda maguskastet ka juures, siis see nagu võttis seda nagu soolasust maha, aga muidu jah, et vist jäin pärast mõtlema, et mitu tonni soola sinna pandud on. Et see oli nagu huvitav kogemus. Siis ma panin sinna veel lillkapsast ja brookolit ja pärast panin siis tomatisalatit, granaattõuna seemneid ja oligi kõik. Igal juhul näeb väga selline isuäratav välja. Tore ongi see juures see, et see kole hall värv läheb oranžiks ilusaks. Ja Siiri kiituseks see, et vaadake, kui hästi on tegelikult ka muud komponendid sinna juurde valitud, et ma arvan, need ei ole mitte juhuslikult, need küünlajalg ja see jõululuud. Jah. Aga ma ei tea, kas Grete, kas sina, ma vaatan, et sa oled meil olemas, et kas sina saaksid ka rääkida, et sinu võistluste kohta tahaks ka teada midagi, et mida sa seal pakkusid? Jaa, tere, ma olen täna ainult häälega. Ja kuulame sind. Aga mina pakkusin kalaseljankat ja ma teen seda oma lemmikmeetodil, nagu Aikuki asjadega tehakse. Lükkad kõik asjad korraga potti, sibulad natuke lasin seal enne haududa. Siis ülejäänud asjad kõik potti, gaas peale, kuni võtab lõgisema, keerab kinni ja ongi valmis. Väga põnev, et ma ei oleks praegu, enne ma ei oleks elu seeski osanud aimata, et see on kalaseljanka. Ma arvasin, et see on mingi kuljass või midagi sellist. Ei, see on seal lõheseljanka, jah. Ja teate, ma siin juba kuskil grupis vist seal chati grupis kurtsin juba, et ma ei oska enam üldse teha, ma ei oska riisi keeta, ma olin ema juures ja talle ei ole niisugust parajat riisi keetmise suuruse spotti ja ma olin täiesti hädas, ma ei oska keeta enam riisi, uskumatu nagu. Hakkasin mõtlema, et kuidas üldse seda keeta, kas paned vee sisse ja siis kurnad ära pärast või? See oli vanasti oli nii, et panid vee sisse ja 20 minutit pidid keetma. Ja, aga siis pärast kurnad ära. Ei kurnad. Kui vesi jääb üle, siis kurnad, jah. Aga see vesi peab ära keema. No ta peab ära keema, aga siis ta jääb põhja kuskile kinni, eks ju, umbes, siis peate ta kogu aeg passima, see on nii tüütu, ma üldse enam ei kujuta ette, see on tõesti tüütu, ma olin tõesti niisugune tunne, nagu äpu oleks esimest korda köögis, no päriselt, Et jah, tõesti, ma olen nii mugavaks läinud, et ainult gaas peale ja teeb ise valmis ja. Nii, aga läheme siis võidutöö juurde, Urvo, et sul oli seal
minu arust tegelikult oli sul peakokk oli hoopis keegi teine. Ehid ennast võõraste looperitega. Tegelikult tuleb see auhind anda vist kellelegi teisele. Või kuidas sul see lugu tegelikult on? Jah, nii on, et ühe osa tööst tegi nagu siis peakokk siis. Et lihtne toit, ma ei viitsi ka väga palju vaeva näha üldiselt. Hekseldan kartuli, hekseldan suvikõrvitsa, hekseldan porgandi, siis hakkliha enne praed läbi natukene, et oleks parem kui keedetud hakkliha. Paprikat ka vist panen, soola ka vist ja sibul, küüslauk, põhimõtteliselt kõik, mida sul sahvris on, topid sinna sisse. Ja siis teed ära ja saad kõrvale ja that's it, lihtne. Jah, väga lahe, et nagu te olete aru saanud, siis iCooki wok on nagu selles mõttes eriline, et sellega saab teha tõepoolest suppi, magustoitu, praadi, putru on ju, mida veel, igasugust, kõiki asju. Nii, aga palju õnne siis veel kord siis võitjale ja palju õnne kõigile, kes siis osa võitsid. Kindlasti tulevikus me teeme sarnaseid väljakutseid veel, sellepärast, et ega siis ikka oled ju kotti saada. On ju. Aga me räägiks siis natuke, ma ei tea, kas kellelgi on vahepeal siin nädala sees mingi vautoode või mingi toote, mingi meeletu mingi kogemus, mida võiks jagada. Et nii kaua, kuni te mõtlete võib-olla, et siis Silla sa alustad, et sul oli väga huvitav kogemus ühe kliendiga või õigemini ta ei ole enam klient, ta on juba liitunud. On partner, jah. Ta on juba partner. Ja pidi siis, et tahab endale ja lapsele alguses vitamiine. Ja siis jäi see tellimus ikka tegemata, et ikka pidas kalliks ja siis, võtta see. Et pidas kalliks ja siis ta ikka nagu ei tellinud neid vitamiine ja mina mõtlesin, no mis siis ikka, ja lapsel oli sünnipäev. Lapsel oli sünnipäev ja viisin siis niimoodi, et lapsele viisin kingituseks selle laste närimise C-vitamiini ja mõtlesin, no siis viin siis, et ei koonerda, viin siis emmele siis kingituseks, näete, jah? On näha või? Jah, immuno. Eks, et ja viisin selle kingituseks ja siis läks natuke aega mööda ja tuli mulle selline kiri. Ma ei leia immuunovitamiine lehelt, et need, mis sa mulle tõid, tahan emale. Meile lapsega mõjusid need vitamiinid hetkega väga hästi. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas nad hetkega küll mõjusid, et ma ütlesin, et mina siis ütlen, et ma tulen su juurest läbi, et siis ma räägin, kuidas sa immuunot saad. Ja läksin siis läbi, et ütleb, täitsa lõpp, et see päev, kui mina viisin, et immuunot, ta ütles, et ta oli tööl ja ütles, et tead, et ma tunnen ennast täiesti nagu haige, nagu halb on olla ja kohe nagu külm oleks ja täitsa haige. No vot, ja siis ütlebki, et näed, mäletad, sa käisid, ma olin haige, paha oli olla. Läksin selle purgiga sinna taha ruumi siis ja mõtlesin, et no mida, mis ma kõnnin selle purgi, võtan kohe kaks seda kommi ära. Tead, sõin need 2 kommi ära, kohe hakkas parem. Nii ütlebki. Ja ütleb, et ja laps köhis nagu hobune, õhtul andsin vitamiini, hommikul mitte piuksugi köha. Ja siis mina ütlesin muidugi selle peale, et no tore, mul on, nagu te kõik teate, kui hea meel teil siis on, kui keegi selleni lõpuks jõuab ja mõtlesin, no nii tore, et muidugi need on väga head vitamiin. No jah, kui keegi teine räägib, et see on ise asja, aga vaata, kui ka ise proovib, et siis ikka saab päriselt aru. Nii et meie vau on selline värskelt partnerilt siis. Ja tuli kohe muu tellimus peale.
minul on ka, ma muidugi jälgin väga hoolikalt, kuidas siis lugupeetud järelevalija toimetab seal. Aga minu kogemus on selline, et mul on üks väga tore klient, ma näitan, on õiget pidi või niipidi, Magneesium. Ja ta on sellises töökorralduses, kus peab ka öösiti väljas käima, ta on nimelt loomade varjupaigas. Ja ma olen juba sellest eelnevalt ka rääkinud, et tal on need olemas, tal on need alati ka tööl kaasas, need magneesiumid. Ja sellel väljakutsel, kus nad siis jälle parasjagu läksid seal, kui mitukümmend koera neil seal jälle olid, siis tema kaaslasel lõi kramp jalga ja sellel proual olid need kaasas ja ta andis kohe 2 tükki. Ja siis see oli täpselt ka niimoodi, et kohe nagu hetkega läks see palju paremaks, sest sa ei saa ikka nendel koertel järgi joosta, kui sul kramp jalas on, vabandust. Ja sellele järgnes väga suur tellimus just täpselt neid samu seal, et oleks kohe võtta, kui peab koertel järgi jooksma. Nii et magneesiumit need las olla seal. Ja teine, mida jagas, meil oli siin kingituste hooajal, oli see klisteri suuvesi, isiklik kogemus ka, et kui hakkab midagi seal kurgus kuidagi kipetama, meil öeldakse nii, ja teed selle lahuse ikka valmis ja kuristad sellega, nii et aitäh meditsiinitöötaja Kaisa, et kasutage seda varianti, et teil oleks alati see kaasas või varus olemas. See on suurepärane. On. Ma jagaks ka siis kohe siia otsa, kui tohib, sellise loo, et ma rääkisin teile ühel koolitusel, kuhu ma üldse ei tahtnud eriti minna, pikk päev ja pidin seal sõitma Tallinnasse ja siis ma mõtlesin juba hommikul, et okei, et ma proovin siis vähemalt sellist promotööd teha, et ma alati jumestuskreemi kaasas ei kanna kotis, aga mõtlesin ma teadlikult, et kuna sinna tuli mu kolleeg, kes kunagi minuga on rääkinud jumestuskreemist, et mõtlesin, ma võtan kaasa. Ja siis seal koolituse lõpupoole, ma ei tea, kuidas meil tuli teemaks, aga igatahes ma ütlesin, et seal pakuti issand ühe teise firma mingi testreid. Ma ütlesin, et mul on ainult Artistry, et ma neid ei soovi. Ja ta ütles, et Artistry, siis ma näitasin kohe, et näed, jumestuskreem kaasas, see oli see Hydra V, see pipetiga. Ja siis ta kohe proovis, ütles, et kui hea värv, ja tegi tellimuse kohe, ütlesin, et ma tahan seda. Ja siis ma ütlesin, et ikka saab. Ja muidugi ma pakkusin, ma alati ütlen, et siis mis oma hind on ja kliendi hind. Ta ütles, et ma praegu koodi ei soovi ja ostis täis hinnaga. Ütlesin, et okei, et ma üldse rahale ei võtan vastu. Ja ta ütles ise veel, et aga selle konto tegemisest räägime kunagi hiljem. Et väga positiivne kogemus. Jah, väga tore on kuulda, et nagu minu arust eelmisel süsteemi õhtul vist või Annela ütles, et tehke suu lahti. Et piisab sellest, et suu lahti teha ja natuke midagi rääkida ja lihtsalt jätkake toote näidiste andmist. Ja näidata. Et see teatud aja pärast viib ikkagi sihile. Et kas meil sama immuuno näide, et kui sa ei oleks seda immuunot andnud, siis jah, nad ütlevad küll, täpselt nii nagu ta ütles, et sa oled ju rääkinud, et see on hea. Et immuunot nüüd emale ja lastevitamiine sõbrannale ja mis siin kõik oli. Et jah, just oli teadvitamiinid. Nii, aga kas keegi veel midagi tuleb meelde? Et kui ei tule, et siis jälgige siis kampaaniaid. Praegu hakkas Artistry kampaania hakkas nüüd detsembri algusest, et kui ostad selle Skin Nutritioni, siis saad Skin Nutritioni ja selle C-vitamiini seerumi. Siis saad kingituse karpe, saad komplekti kasuta kaasa. Et kes neid asju kasutab, et siis kindlasti on mõttekas seda proovida. Vabandust. Ja, palun. Kas ma mäletan valesti, et jaanuaris ei olnud see Skin Nutritioni sooduskampaania, eks? Sellest jaanuarist ei olnud juttu? See on juba praegu lehel. Ja, okei. Tähendab, praegu on juba nii, et on seal teatud purgid koos seerumiga ja siis saad kinke karbi.
neid kinkekaarte on eelnevatel hooaegadel ka jõulude aegust jagatud, et siis tasub ära kasutada. Kas ma tohin küsida, kaua see kampaania kestab? Tead, minu arust oli kas 15-ndani või? Aga igaks juhuks vaadata. Ja vaata, kui sa lähed lehele, siis sa näed kohe, et seal on see jõulukampaania oli selle asja nimi minu arust. Ja mul nagu kuskilt tuleb meelde, et oli 15. detsembrini. Ma saan kohe öelda. Ja minu arust oli seal on kohe, kui sa lähed parimad pakkumised. Jah, just. Parimate pakkumiste alt on 15. detsember, jah. Issand, ma ei saa üldse aru, mul on 5–6 jaanuar kirjutatud. Skin Nutrition plus C-vitamiin ja -5% kinkekarbid. Aga ta on praegu. See on seal lehel. Mul on valesti siis. Ma ei tea. Ja. Ei tea, kaua see kestab. Just. Aga jälgige siis, et järgmine tooteõhtu on meil siis 50 punkti challenge ja jälle kingituste tadu hakkab siis seal toimuma. Ja ega muud praegu ei tahagi öelda, et püsige terved, nagu te vist kuskil minu arust oli. Ma ei hakanud seda artiklit lugema, aga oli pealkiri, et 40% Eesti koolidest on õpilased on haiged. Tähendab, et Eesti koolidest 40% õpilastest on haiged ja Postimehes oli suur artikkel, kus minu klassivend, väga tuntud doktor, arst, kes on õppinud doktorikraadiga, kes on pikka aega töötanud ka Rootsis Uppsala ülikoolis, kirjutas täiesti sellise, ütleme, doktori teadliku artikli vitamiinidest ja toidulisanditest. Doktori teadliku selles mõttes, et neid ei ole ju vaja. Neid ei ole vaja, et loomulikult ma ei hakka temaga vaidlema, sest tema on ikkagi doktor, aga mina olen klarnetiõpetaja ja ühtepidi on see, et ärge hakake kunagi inimestega vaidlema, võiks küll öelda seda, et võiks nagu ka natuke teist poolt tuua mängu, et see sama, et ta ütles, et neid uuringuid ei tehta, teste ei tehta, tehtakse küll. Et mõned firmad teevad ikkagi. Et seal ongi see, et võib-olla oleks oluline, et ega seal kõik ka vale ei olnud, aga võibki nii, nagu Tiiu Sinikas ütles, olgi toidulisand sünteetiline, võibki ohvlik olla, võibki sulle kahju teha, aga just, et kus see raskuspunkt on ja et oluline on, et inimene uuriks, kust ta oma toidulisandi ostab, mis seal sees on ja kes selle toodab. Et seda ja tõesti, nagu Talis ütles, et on tootjaid, kes teevad teste ja kontrollivad, aga Ja ma tahtsin juba eelmine tooteõhtu tahtsin rääkida ühest kogemusest, kuidas, ma vist ei rääkinud seda minu arust, et kus oli telefonikõne mulle, mingi tundmatu number helistas. Rääkis või ei rääkinud? Ja siis üks müügiagent mesimagusas naise häälega hakkab pakkuma siis, et kas te toidulisandeid võtate? Ma ütlesin, jaa, võtan, et mul on oma mark. Mis marki te võtate? Nutrilite. Ja kuulas selle ära ja siis hakkas omal seda jura ajama. Päheõpitud jura või üleskirjutatud jura. Ja ma seekord ei katkestanud ära. Et ma mõtlesin, okei, ma olen viisakas, ma kuulan ära ja siis ta rääkis seal D-vitamiinist ja omegast ja et teate, meil on ikka ülihea pakkumine praegu, et me saadame teile nüüd selle ära, et mitte midagi te praegu maksma ei pea, et kui kaup tuleb, et siis peate alles maksma. Ja siis ma ütlesin, tuleks nüüd siis selle jutuajamise juurde ja algusesse tagasi. Ta oli sulle hästi rahulik. Et te küsisite, kas ma kasutan ja kas mul, et siis ma ütlesin teile, et mul on oma mark, et mul on Nutrilite, et ma ei näe mitte mingit põhjust, miks ma peaks vahetama Nutrilite'i teie poolt pakutud kauba või toote kaubamärgi vastu. Ja siis ta natuke seal veel lähtis ikka, ütles, et see on ikka parem ja puha ja ma ei tahtnud talle midagi halvasti öelda ja me läksime sõbralikult lahku. Aga mida ma tahan sellega öelda? Vot sellised müügitädid tegelikult tegid oma tööd väga hästi ja võidab alati see, kes kõige rohkem karjub. Ta oli lahke, viisakas, ta naeris palju, ta oli kõigega nõus, mida Talis ütles. Ja enamalt jaolt inimesed 50+ ütlevad talle jaa, sest nad ei taha sellele ilusale häälele, hästi räägitud, hästi õpitud müügikõnele ei öelda. Ja siis me Reginaga rääkisime, sest Regina ütles täitsa lõpp, et tal oligi siin 5 aastat tagasi oligi,
et ka nii-öelda läks Aneks, ütles okei, saatke ja pärast ta ei saanud seda tellimust ära katkestada, et kogu aeg tahtis nagu ära katkestada ja ei olnud võimalik, siis ta lõpuks kuskil. Ei, lõpuks ta läks postkontorisse, ütles, palun saatke see pakk tagasi lihtsalt, mis talle järjekordne tuli. Kuidagi siis lõppes ära. Et mida ma sellega tahan öelda, et see on jälle seesama, mis Annela ütles süsteemi õhtul, et tehke suu lahti, et see, kes rohkem karjub, seda võetakse rohkem kuulda. Et meie ei pea karjuma, me lihtsalt räägime, aga me peame piisavalt rohkem ja me teame, sest et me oleme ise omal nahal ära kogenud, et Nutrilite toimib. Et meie Sillega võime küll öelda, et tõesti see toimib, et me ei näe mitte mingit, me ei ole vahepeal usku vahetanud ja me ei ole siin hakanud mingit seenejooki jooma, et ei saa olla midagi muud. Nii et ma loodan, et teil ka Nutrilite toimib. Kasutage Nutrilite'i, soovitage sõpradele ja kõik läheb hästi, nii nagu minu ema ütleb. Ja. Aga kohtume teiega siis reedesel süsteemiõhtul ja kes süsteemiõhtul ei jõua, et siis teisipäevasel tooteõhtul. Jõudke süsteemikale ka. Ja, aitäh, väga tore. Palju õnne ja aitäh kõikidele, kes te tegite süüa, nii tore oli. Jagame veel täpsemalt retsepte, kui vaja. Aitäh teile. Aitäh.